Mängime pulmakorralduse väljakutsed läbi põgenemistoa stiilis. Kas me saame läbi? 45 minutit, et lahendada 5 ülesannet. Iga ülesanne on ümbrikus. Kui sa selle lahti teed, siis on seal parajasti informatsiooni. On olemas karistused, kui sa ei tee midagi õigeks ajaks. Nii et lähme, hakkame peale. Kas keegi teist püsti ka tõuseb? Nii, ma panin 45 minutit taimerit tööle. Nii, vaatame. Esimene ülesanne. Vaatame, mis seal on siis. Mis seal tuleb? Nii, pruutpaar muudab meelt. Klient muudab stiili osas meelt, minimalistlik ja klassikaline läheb puhuks. Teised lilleseaded ja dekoratsioonid. Nimetage detailselt 3 asja, mida vaja kohe muuta ilma eelarvet tõstmiseta. No, Ma mõtlesin lilleseadetesse paneks kõrred. jah, et ma mõtlesin ka, et esimene asi kindlasti, Rohelus, jah. millega pohod tuuakse, on ju need kõrelised. Ja. Et seda tegelikult, kui meil on seal enne minimalistne ja klassikaline, siis kui sa need kõrred sinna sisse topid, siis ta poho. juba on poho. No, rohelust võtaks vähemaks ja paneks Ja. pruunikust poho Ja. stiilis. Siis Ja sellega ei tõuse eelarve ka, sest rohelisega läheb maha, need kõrred tulevad juurde. Laua peal ma võtaks servietid valged, asendaks helepruunitega mingid Jah, siuke maastiil. jah, siuke beežikad pruunikad toonid nagu. Mis siis veel? Kaare kohta võiks ka ju. No sinna tegelikult ma arvestaks samamoodi Nojah, lihtsalt lilleseaded, nagu tõenäoliselt, kui seal on nagu lilleseaded. Ma muudaks lihtsalt restorani või peokohta, otsiks sama hinnaga. Või siin on vaja nagu saab teha seda või? No, Ma kas muudaks sul lihtsalt- ajalist seda Ja vist ei ole. Siis ma võtaks hoopis mingi lossi maha ja paneks mingi aida. Ja Et tegelikult jah, asukoht on ju Üks määrav koht. Jah, just. Just, ma arvan, et Pange siis paberile kirja. Davai. Panen paberile kirja. Esimene koht pane siis see koht vast või? Suva, lilleseaded. Mis seal järgmine oli? Asukoht. Meil on ja lauadekoratsioon, servietid. Meil on, mis meil on 3 minutit aega veel selle ülesandega. Nii No et vaatame. Servietid. Jah, need oleks need esimesed 3 asja ilmselt, Saab aru küll. mida me muudaksime. Ühesõnaga jah, stiili muutmine ei tähenda alati seda koheselt, et eelarve peaks tõusma. Et pigem on prioriteet ikkagi kohaneda sellega. Lihtsalt vahetada asju, switchida. Võib-olla kõik ei peagi vahetama, et saab ju nihutada neid asju. Jah, kliendil ikka vahepeal tekivad meeltemuudatused, mis on okei, me oleme harjunud sellega. Ja eks olemegi pidanud juba muutma ka mõndasid asju. Jah, 2 minutiga oleme praegu ajast ees. Kogemust juba on vist. No, läheb aega. No siin on pikem kiri. Number 2 ülesanne. Nii, ajakava läheb käest ära. Tseremoonia hilineb 45 minutit. Külalised ootavad. Paiguta ümber ajakavas pildistamine, õnnitlused, söömine. Mitteloogiline lahendus -3 minutit. Liiga kaua mõtlemine -2 minutit. Tseremoonia hilineb või? Oota, nii nüüd läks 5 minutit. On see 5 minutit? See on 15 minutit või? Okei. Tseremoonia algab siis 16:45. Mul on vaja tseremoonia lühendada siis 15 minutiks, ma arvan. Saame hakkama. Pool tundi on liiga pikk tseremoonia. 20 minutit pigem oleks Okei, nagu. davai. Siis läheb 17:05 hakkab õnnitlemine. Mõtle edasi juba. Külalised lauda, kõned. No tegelikult saaks ka siin tõmmata kokku, et õnnitlused hakkavad nagu pihta ja need, kes ära õnnitlevad, ei saa ju, pruutpaar jääb ju sinna. Muidugi. Aga no siis ASAP lähevad pildistama. 17:05 pildistamine, paiguta ümber pildistamine. Oota, aga äkki saab see kuskil mujal tõmmata? Kõned, söök. Õnnitlus ei pea kestma pool tundi. No oleneb palju külalisi on, aga loodetavasti mitte. Õnnitlus.
no ma arvan, et 20 minutit. Me võime, ei tegelikult 15 minutit saavad hakkama. Siin saab ka muuta seda, vaata, kus hakkab söök kell 18:00, siis ilupildid lihtsalt alustavad natuke varem, et pruutpaar siis nagunii võtab esimesena söögi, vaata. Nii, 17:20 grupipildid. See, ma panen lihtsalt praegult ikkagi, et see kestab nagu lühem. 17:40 ja tegelikult meil on juba 10 minutit 45 minutist paigas. Külalised lauda, no selles mõttes, et söök võib ju ka varem alata, kui külalised lähevad 17:30 juba lauda. No kõned, jah, kõne ajal selles mõttes. Tegelikult ma vahetaks söögi ja kõned ära selles mõttes, et las inimesed võtavad söögid ära, istume. Noh, see ei ole muidugi ideaalstsenaarium, aga see on lihtsalt, kui ongi vaja nagu adapteeruda nende probleemidega. See jah, selles mõttes. Et siis söögid võetakse ära ja inimesed seal saavad oma esimese kõhutäie kätte ja siis tegelikult ju saab siukse väikse näksimise ajal kõnesid rääkida. Et see nagu midagi tegelikult ei muuda. Võib-olla ongi, inimesed on vait rohkem. Mis siin meil oli vaja ümber tõsta? Pildistamine. No pildistamine jääb meil ikkagi paika. No pildistamine peaks ikkagi enne sööki olema. Ma seda ei saaks väga tõsta. Inimesed ei taha, ma arvan, täiskõhuga pildistada. Aga see on ilupildid, see paar läheb minema, vaata. Õnnitlus mul jäi, grupipildid on paigas. Aga pildistamine, kas ta läheb grupipildid lähevad sinna alla või ilupildid? No ilupildid, ma arvan, et... No ilupildid siis. Aga nad võivad jääda, sest siin ei ole külalisi vaja. Külalist jäävad sööma. Nad võivad minna ilupilte tegema ka hiljem. Siis, kui on uuesti söök ja muusika. Sest et ongi võib-olla üks tantsuset, kus külalised ise tantsivad, õhtujuht jääb ju nendega. Nii et siis pruutpaar saab ilupilte minna tegema tegelikult siis, kui on teine söögiblokk nii-öelda. Jah, ja muusika ajal. Aga siis tegelikult on ju kõik. Ja kui on suvepulm, siis tegelikult see on isegi parem aeg. Jah, sest päike loojang. Näiteks. Aga siia ma panengi siis ilupildid ja las inimesed söövad. Niikuinii pruutpaar ei söö väga palju, sest kleit on nii tihedalt seljas ja sul ei ole ruumi. Ja närvid on ka bussis. Ja, just. Et tegelikult ei ole vaja minu meelest pruutpaari jaoks eraldi mingit suurt sellist söögiaega. Nad ikka snäkivad ju kogu aeg. Jah, selles mõttes küll. Mina arvan, et siis ei olegi vaja enam midagi muuta. Siin on ju kõik olemas. Tõstsime vist ju kõik pildistamise, tõstsime söömise, tõstsime õnnitlused, tõstsime või? Õnnitlused mul mahtusid ära ilusti, sest tseremoonia tegime natuke lühemaks. Et selle aega tegelikult jõuab tseremoonia ära teha küll. Jah, sest et ühesõnaga praegult nagu tundub toimib. Jah, ma arvan ka. Okei, see on korras. Ma arvan, sellest piisab äkki. Meil läks selle ülesandega natuke kauem, aga ma ei tea, kas sellega oligi natuke rohkem aega või? Meil on siin... Jah, oli küll natukene vist. Okei, meil läks mingi 7 minutit vist sellega. Jah, kui mul oleks Excel, ma oleks veel kiiremini saanud, aga siis ma pidin kirjutama nii palju. Jah. Et nii, vaatame siis see sai tehtud. Ülesanne number 3. Ma pole üldse harjunud kirjutama. Mul on hea tunne, et me saame hakkama selle challenge'iga. Äkki siis meid lubatakse pulmi tegema. Siis kui me selle ära teeme, siis te teate, et me võime kvalifikatseerima teie pulmi tegema. Nii, number 3 ülesanne on siis nii. Eelarve lõhkeb. Bänd teatas, et hinnale lisandub tehnika eest 500 eurot, mida me jätame välja. Kas lilleseaded tseremoonia kaarel, kunstlilled postamentidel, vaasid või toidukogus ja valik või toiduvalik. Kust kärbite ja miks? Liiga pikk arutelu on -3 minutit või kui me ei suuda otsusele jõuda, siis -5 minutit. -5 minutit, jah. Ühesõnaga, aeg läks käima nüüd. Mis on sinu arvamus? Minu esimene arvamus on see, et toidukogust ei vähendaks. Ei vähenda kindlasti, sest et alati jääb puudu. Jah, valikut võib. Vaata, kui sul on mingi veiseliha versus kana, siis sa võid kana vastu vahetada. Nojah, mingid kalamarjad võib asendada lihtsamate asjadega, kui kliendile see sobib. Sest jah, no liha, erinevatel lihadel on väga erinev hind. Jaa, muidugi. Et aga kogust mitte. Alati hoidke meeles, inimesed ei tohi minna tühja kõhuga koju, muidu on halb pulm. Just. Ja lilleseadetest ma lihtsalt teeks väiksemad. Et see ei riku pulma. Jah, selles mõttes, et teades, et meil on florist tiimis, siis nii palju oskame öelda, et midagi ei juhtu, kui me võtame lilli õisi vähemaks ja paneme nagu rohelust rohkem. Just.
oleneb muidugi pulmastiilist, aga kindlasti saab midagi mõelda. see muidugi sõltub palju see esialgne lilleseade maksis, sest et noh, kui ta maksis juba 200, siis sealt on väga vähe kärpida. Aga noh, kui ta mingi 400 kanti on see tseremooniakaar näiteks hästi uhkeks on alguses tehtud, siis sealt on lihtne see 100 eurot maha võtta, ma arvan. Aga väga väiksest on tõesti raske. Kui siis ma jätaks täiesti välja tseremooniakaare, kui see on näiteks kõige kallim sellest. Et see on see, mida võiks ära võtta, sest postamendid kunstlilledega ei ole nii kallid. Vähemalt meie juures. Et seda ma jätaks. Vaaside rendihind ei ole ka mu meelest nii kõrge, et see kataks kuidagi seda 500 eurot. No vaaside minu arust nagu üks põhielemente nagu dekos. Just, et seda ma jätaks kindlasti alles valiku toidu muudaks ja võtaks siis tseremooniakaare maha üldse. Jah, selles mõttes, et kui nüüd ongi vaata 5 sotti on sul vaja vähemaks saada, siis tegelikult kui on tseremooniad, siis saab tseremooniakaart asendada postamentidega lihtsalt. Ja paljud teevad seda. Et siin need olemas, nii et kunstlilledega ei lähe väga kalliks kaasa. Et pigem see esimene võtaks maha ja toiduvaliku muudaks lihtsamaks, aga endiselt maitsvaks. Muud ei olegi midagi võtta, sest vaasid peavad jääma. Kui vaaside sees on mingid kallid värvi küünlad, kallid mingisugused eriküünlad, neid saab asendada. Värvilised küünlad saab asendada valgega, mis on tihti odavamad. Just. Aga muud ei olegi. Aga põhivastus on ikkagi see tseremooniakaare ära jätmine. Täiesti ära jätta. Sest 500 eurot on ikkagi suht suur raha, et seda kuskilt nagu maha saada, siis peab ära võtma. Ja, toidu pealt on juba see väga suur summa, mingi 10 inimese toit umbes. Jah, seda ei saa ära võtta kahjuks. Päris tihti tuleb ette mingisuguseid väljakutseid või probleeme eelarvega, et asjad muutuvad, hinnad muutuvad, teenusepakkujatel võivad hinnad muutuda, nii et selles mõttes kõike saab jällegist kohandada, saab ümber mängida, saab, kui nüüd peakski mingi viimasel hetkel juhtuma sellised asjad, siis saab. Alati saab. Saab lahendada probleeme. Just. Et kõige tähtsam on see, et inimesele meeldib pulm ja ikkagi, et see toimuks. Jah. Et alati saab midagi teha. Ärme pulma päris ära jäta. Midagi saab alati teha. Alati saab teha. Mõte on veel vahetada bändi. No kui ta ikkagi lisab 500 eurot tehnika ees, siis see on natuke suur summa. Võib-olla saab uurida midagi muud, et ei pea äkki see bänd olema, kui see pole just pruudi näiteks lemmikbänd, aga see variant on ka alati olemas. Jah, bändi saab ka vahetada, sest et üldjuhul bändide hinnad kujunevad sellest, mitu liiget bändis on, nii et alati on võimalus valida üks liige vähem bändis. Jah, just. See variant on ka. Ülesanne 4. Meil on kogu mänguga kulunud 12 minutit. Vaatame, mis on ülesanne number 4. Kus on ilusad kuldsed ümbrikud said? Ma pole näinud kuskil nii ilusaid. Okei, vales poes käin järelikult. No nii, vaatame. Ilm. Tseremoonia toimub õues, rannas, lubab vihma. Pidu toimub sees 3 tundi hiljem. Mida teha? Nimetage 3 lahendust. Tseremoonia toimub õues, rannas või? Lubab vihma, pidu toimub sees 3 tundi hiljem. Mida teha? Kui ei ole tormi, siis saaks panna varikatuse. Kui on torm, siis on ebamugav, siis lendab kõik. No seda saab jah selles mõttes, kui lubab vihma mingid tead juba mitu päeva ette, et siis jah, nagu saab. No tegelikult saab isegi, ma arvan, et samal päeval saab ikka rentida, kui sa helistad läbi need erinevad kohad. Et kindlasti kellelgi on vaba kohta, vaba telki. Aga tormiga niikuinii ei teeks õues, et kui ei ole nagu kaetud seinad. Kui jah, teine variant on lihtsalt minna kirikusse, kuskile kapelisse. Või siis, kui on plaanitud, et see rand on seal nagu peokoha juures, siis on ju kõige lihtsam variant ikkagi leida seal peomajas mingisugune ruum. Kas või mingi foajee või mingi siuke koridor, mingit suurem koridor. Oleneb, kus see toimub, aga üldjuhul ei ole ühtegi maja, kus oleks ainult üks tuba. Või siis tegelikult saab isegi samas ruumis vajadusel teha tseremoonia. Et noh, kui üldse kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Et see ei ole kindlasti probleem, ma arvan. Lihtsalt pruutpaari peab arvestama asjaoludega, et Eestis võib kahjuks seda juhtuda. Jah, aga üldjuhul
vähemalt nii palju, kui me oleme puutunud kokku pruutpaaridega, siis kõik tegelikult nagu arvestavad juba ette, Jaa. et kui nad tahavad õues teha tseremooniat, siis peab arvestama sellega, et peab olema varuvariant. ja Vot. just. Ma arvan, et siin ei olegi rasket lahendust. Kõik on tehtav ja selleks oleme meie, et tegeleda sellega. Pruutpaari peaks mõtlema. Jah. Just. Siis on see lahendus ka, et kui ei ole nagu tõesti tormi, vaid lihtsalt natuke tibutab, siis lihtsalt võib-olla varuda külalistele vihmavarje, laenata tuttavatelt kokku või öelda, et võtke kaasa on ja no jah, see on see, et külalised võtta vihmavari kaasa. Aga ühesõnaga võib ise siis varuda vihmavarjus, et kui näiteks on mingi korraks tibutab on ja inimesed peavad seal õues olema, et siis saab jagada need vihmavarjud, et koordinaator näiteks saab jaotada vihmavarje niimoodi vaikselt, et ta ei segaks tseremooniat. Just, ja neid saab alati pärast maha müüa, kui sa ei taha enam 50 vihmavarju omada. Või kui nüüd on laenatud, siis saab lihtsalt tagasi anda. Just. Ja näiteks siis pruutpaarile võib ju eraldi osta lihtsalt varuks mingi valge vihmavarju suurema, mida seal ees nagu hoida siis on ju. Kui ei ole üldse tahtmist õuest ära liikuda. Vot. True. Tuleb meil viimane 5. ülesanne. See võib võtta. Viies ülesanne. Nii. Meil on ainult 15 minutit kulunud kogu mänguga. Pidi olema 45 minutit aega. Aga nii 5. Tõesti. Nii, teenusepakkuja hilineb. On 3 varianti. Helista ja palu teist lahendust. Teine on leia kiire asendus. 3. muuda ajakava. 3 varianti siis. No oleneb nagu, kes see teenusepakkuja on, et kas teda saab asendada selles mõttes, et DJ on kirjas siin. Ma ei näinud seda. No kuule, seda me saame. Esiteks, esimene variant on see, et me laseme ise muusikat, kui nüüd me ei saa järsku kedagi. Ja ka samal ajal me helistame ja otsime, sest meil DJ-sid on küll tutvustas ja ma arvan, et nad saaksid küll tulla. Et jah. Aga ma arvan ikkagi, et kõige mõistlikum nagu pruutpaari arvestades on ajakava muuta, sest et võib-olla see on ikkagi teenusepakkuja, keda ta päriselt on väga tahtnud. Hilineb. Ja. Et siis... Sõltub kui palju, kui ta hilineb 3 tundi, see on natuke palju. No. Ja kui ta hilineb pool tundi, see on fine. Et sellega saab pulmaisa, saab tegevusi leida nii kauaks. Jah, selles mõttes oleneb, kui palju ta hilineb, et kui ta hilineb niimoodi, et ala mingi esimest seti ei saa teha, siis saab seda panna äärmisel juhul nagu makist. Kõlaritest on ju ise, et ma ei tea, kiiresti uurida kelleltki tuttavatelt, mis muusika see võis olla, mida nad tahavad kuulata või mis stiil on. DJ-le, DJ saadab oma seti näiteks meile. DJ-le saab helistada, küsida talt, et mis stiilis laulud olid plaanis on ja et samamoodi koordineerija on ju olemas pulma peal selleks, et tegeleda jooksvate probleemidega, seega ei tohiks olla probleemi minna 15 minutiks kuskile tuppa, kuulata kiired laulud üle, panna playlist. Ja äkki siis DJ jõuab nagu niimoodi, et võib-olla isegi teist seti peab natuke nihutama, aga siis ei oleks nagu enam liiga hullu. Ja võib-olla keegi ei märkagi, et oli puudu. Sest et keegi ei saa teada. See on märk halvast DJ-st, kui sa ei märka, et on puudu. Sest me ei ole kindlasti DJ-d, jah. Aga ei peaasi, et pruutpaar ei saa väga aru sellest, et nii peakski lahendused käima, et keegi väga... No selline probleem ei tohiks isegi jõuda pruutpaarini. Et ei ole vaja mingit stressi tekitada. Just. Aga siis saime väga hästi hakkama, et meil on 28 minutit veel ja me võime lobiseda niisama. Mõtleme ise probleeme välja. Mis probleemid meil olnud on? Erinevad. Pulma korraldamisel võibki tekkida erinevaid probleeme. Võib-olla haigestub pulmaisa. Võib-olla sa pead hakkama ise mängima pulmaisa. Tegelikult hea variant on lihtsalt kellelegi helistada ja alati mingit varu omada, aga et probleeme võib alati tekkida, aga kõige olulisem ongi see, et pruutpaar ei saa sellest teada. Ja kui saab, siis alles pärast pulma näiteks. Aga kui pulmaisa haigestub, siis on tegelikult tema ülesanne otsida endale asendus. Seda küll, jah. Me võime kaasa aidata. Aga jah, ühesõnaga... Aga eks võib kõike juhtuda, et kõik võivad haigeks jääda, aga selles mõttes, et... Mis iganes, ma arvan, need probleeme on nagu miljoneid, mida võib tulla.
aga selleks ongi pulmakorraldaja või koordinaator, kes koha peal lahendaks kõik ära. Et ise ma ei kujutaks ette, et pruutpaarina sa saad teada, et midagi on valesti ja sa pead ise hakkama tegelema. Et sul võiks olla siis mitte koordinaator, pulmakorraldaja, aga kas või sõber, vanem keegi, kes ise tegeleks sellega. Et kui ei ole võimalust koordinaatorit näiteks võtta, siis keegi võiks vastutav olla, kes võtaks kõik probleemid enda peale. Jah, et kui te olete pruutpaar, kes korraldab pulma, siis kui te tahab koordinaatori eest maksta või sellist teenust võtta, siis võiks ikkagi olla vähemalt kas siis enda tutvuste seas keegi, kes on nagu suusõnalise kokkuleppe läbi siis nagu nõus vastutama, sest et see võib osutuda väga stressirohkeks, kui midagi juhtub. Just. Siis sa ei naudi seda pulmapäeva, nagu sa võiksid seda teha. Oli cool, aga Caitlin arvas, et me ei saa hakkama, aga saime väga kiiresti hakkama. Siit ma arvan, me võiks enda lauamängusid tekitada, mida teistele pakkuda. Pulmaprobleemid. Et tegelikult on põnev. Kui see video oli teile kasulik, siis pange like ja subscribe ja share'ige oma sõpradele. Äkki neil läheb ka kasuks. Jah, nii et andke meile teada, kas me saame veel selliseid asju teha. Kommentaariumis, just. Kommentaariumis, jah. Miks mitte? Olge lahked. Ootame. Bye! Nagu näha, ma väga alahindasin võimeid lahendada pulma korraldamisega seotud probleeme. Ma andsin neile 45 minutit, oleks võinud anda 20 minutit, et äkki selleks pinge peale pannud. Aga nii ta oli. Kiiresti sai lahendatud, koostöö oli hea ja see ongi kõige olulisem pulmakorraldusel üldse või pulmapäeval. Kõik sellega seonduvalt, et oleks hea koostöö, kommunikatsioon oleks hea ja nii see päev siis hästi sujubki. Nii et kui see sind huvitas, kindlasti andke kommentaarides teada, kas see on teil oluline, milliseid probleeme te olete enda pulmades kohanud või pulmade korraldamisel ning varsti näeme jälle.